Tere taas vaatama Piletilevi noort tegijat, mina olen Melissa-Mariel Korjus ja meil on täna külas Karl-Erik Nazarov. Tere päevast! Tutvusta ennast natuke lähemalt, kui vana sa oled ja millega sa tegeled? Äsja saanud 22-aastaseks. Oh, ma olen ka 28. Ja et mul just oli 17. märtsi sünnipäev. Tegelen kergejõustikuga, täpsemalt jooksmisega, eriti kiire jooksmisega, tahaks öelda ise nüüd. Õpin Tallinna majanduskoolis turundusspetsialistiks, et spordi kõrvalt on see huvitav ja natukene vaheldust, mida teha spordi kõrvalt. Sa tegeled ikkagi tippspordiga, et kuidas on üldse koolis käia sportlase elu kõrvalt? Tippsportlaseks ma ütlen jah, on see, kes teenib igakuiselt seda teenib midagi, et ära elada, aga mina veel ennast tippsportlaseks ei saa pidada sellel määral. Aga koolis on mul selles mõttes on hea, et ma õpin sessioonigraafikuga, et siis 2-3 nädala tagant on koolipäevad ja need on küllaltki pikad, aga sinna vahele ma nagu mahutan oma trennid ära, et esimene aasta ei ole problemaatiline olnud. Aga räägi oma viimastest saavutustest üldse, sa oled päris palju nüüd meedias olnud ja räägi, et nendele inimestele, kes ei tea, mis on need saavutused olnud? Ma võin alustada siis, kui hooaja algusest algas rekordiga 60 meetri tõkkejooksus ja sealt läks lumepalli efektiga läks edasi, et iga võistlus suutsin aina kiiremini joosta ja tänu sellele ka tõusin Euroopa edetabelis aina kõrgemale ja kulmineerus sellega, et võistlesin sise-Euroopa meistrivõistlustel Torunis 60 meetris ja jõudsin finaali ja finaalis olin 7, et see on see vist, millega ma olen igal poole pilti saanud nüüd. Ja see on siis nüüd viimasel ajal on tulnud just need saavutused, jah? Ja, et eelmine aasta talvel oli ka küllaltki hooaeg, siis tuli see koroonahooaeg, kus võistlused ja treeningud olid mingil määral keerulisem teha, aga nüüd sügisel saime aru, et kõik olid juba ära harjunud ja siis tuli lihtsalt teha nii palju kui võimalik ja kõik kätte saada nagu. Millal sa üldse hakkasid spordiga tegelema? Spordiga ma hakkasin tegelema esimeses klassis, kui ma läksin jalgpallitrenni Andres Ooperi, jalgpallikool oli selle nimi vist, et seal ma eriti kaua ei püsinud, et 2 nädalat käisin ja ma olin rohkem seda tüüpi, kes jooksis väravahi juurde, tahtis palli saada ja joosta teisel poole ja üksi värav lüüa, et meeskonnamees ma ei olnud väiksena, et rohkem individuaalne ja need trennid olid ka küllaltki sellised pisaratega lõppesid, kuna kiusati natuke isegi, aga sellest on midagi ja kuna mu perekond on, kõik tegid kergejõustikut, siis teises klassis alustasin Audenteses kergejõustikutreeningutega ja see istuski paremini, et olin ainult mina ise ja stardijoon ja või kaugused väga hästi, et sinna ma sobisin paremini ja see oli kohe hea klapp. Kes su peres kergejõustikuga tegelevad? Onu on, võib siis öelda kõige tuntum kergejõustikane, et tema tegi, Andrei Nazarov, tema tegi 10 võistlust 80-90 ja tema on Eesti rekordiomanik olnud mingi hetk ja nüüd ta on treener, et tema on ja kõik ema, õed, kõik on olnud kergejõustiku trennis käinud ja selle läbi teinud. Ehk see oli pigem pere mõjutus ka, et sa sinna sattusid või? Ja, et jalgpall oli selline noorte poiste huvi, et alati vaatad jalgpalli, vaatad telekast ja minust jalgpalli MM oli ka 2006 aastal ja siis seda vaatasin ja siis tekkis see huvi, et tahaks joosta seal väljakul ringi, aga jah, et ikka see pere veres on see kergejõustik ja see nagu jäi ikkagi sisse. Aga kas sa oled veel mõne spordialaga tegelenud või proovinud või jäigi kohe, tundsid ennast kindlalt kergejõustikust? Ma olen kindlasti suvel on see, et kui võistlusi oli nii ole, siis ikka mängin korvpalli ja jalgpalli ja jalgpalli ma olen ka hiljem mänginud Rahvaliigas oma kergejõustiku sõpradega tegime tiimi ja seda me oleme mänginud, sest see on selline hea vaheldus. Aga muidu niimoodi tõsiselt ei ole ühegi teise spordialaga tegelenud. Aga kui tihti sul üldse trennid muidu on? Iga päev ikkagi käid? Jah, et iga päev esmaspäevast laupäevani on trennid, mõni päev on 2, mõni päev on 3, mõni päev on 1, et see on selline varieeruv ja oleneb,
kui tõsiselt on vaja trenni teha, et võistlusajal kindlasti nii palju ei tee. Kas sul on elus tulnud selliseid murdepunkte ka ette, kus sa tunned, et nüüd peaks selle ära lõpetama või ei jaksa enam edasi? Sellist asja on teha, et väiksest peale on olnud see võidujanu ja kõik see, et olla number 1, et see on mul olnud juba väiksest peale ja kui see kaob ära mingi hetk mul, siis ma arvan, et on õige aeg lõpetada, aga seda nagu ei ole näha ka veel. Ehk te kardad seda, et see võib kunagi juhtuda või pigem kindlasti ma arvan, et kui ma siin 10 aastat või niimoodi vaadata tuleviku poole, siis kindlasti tulevad muud prioriteedid ja muud asjad, mida ma tahan keskenduda, aga hetkel ei ole seda. Kuidas sotsiaalne elu üldse sellise sportlase elu kõrval toimib? Ma tean enda sõprade pealt, et tegelikult ju, kui saad 18, tahaks käia pidudel ja sõpradega väga palju aega veeta koos, aga kui on iga päev trennid, et siis see on nagu keeruline. Kuidas sinul selle poolega on, et kas see sõprade ja sotsiaalne pool on kannatanud selle tõttu või? Ma ütleks, et ei ole, kuna need inimesed, kellega sa iga päev trenni teed, need nagu sellest mingi moel tekibki nagu sinu perekond ja need inimesed, kellega sa vahel mõni on trenni inimestega rohkem kui oma perekonnaga, et sa oled seal hommikust õhtuni tegelikult oled seal areenil või staadionil ja see tekibki selline perekonnatunne ja sotsiaalne elu, ma ütlekski, ei ole sellepärast kannatanud kunagi, kuna mul on alati olnud selline hea grupp, kellega ma teen koos trenni ja laagrites käime, et vahel, et olemegi näiteks olnud 5-6 nädalat oleme olnud kusagil välismaa laagris ja siis sellest tekibki nagu selline teine pere ja ma ei ole tundnud jah, et ma oleks kunagi millestki ilma jäänud või millestki puudustanud. Kus sa inspiratsiooni ammutad? Kes paneb sind tahtma edasi seda kogu aeg teha peale sinu enda, et kas sul on keegi, kellele sa vaatad alt üles ja mõtled, et sa tahaksid ühel hetkel olla ka samasugune või teha sama? Ma ütleks, et seda inspiratsiooni ma saan kindlasti oma emad, kes on hästi palju ennast loovutanud, et vaeva neid selle nimel, et mul oleks kõik need võimalused käia laagris, varustus, et mul oleks toit laual ja kõik see, et tema on nagu väga palju vaeva näinud selle nimel. Aga sportlastest või niimoodi, kelle ma alt üles vaatan, on võib-olla Eestis on see võib-olla Magnus Kirt, kes on väga suur selline eeskuju ja kes teeb asju õigesti ja kuidas iga sportlane peaks ennast, kuidas öelda, käituma ja ennast üleval hoidma just spordiareenil. Aga muidu, ma arvan, Michael Jordan on iga lapse selline kangelane ja sellega ma arvan, et ongi nii, jah. Mida sa ütleksid nendele noortele, kes tahavad spordiga tegeleda? Et kuidas neid nagu innustada? Ma ütleks, et kui kohe ei õnnestu, et seda võin ka enda näitel öelda, et kui kohe ei õnnestu, siis ei tasu püssi põõsasse visata, et sa ei tea kunagi, kui palju sa võid areneda mingi hetk ja just see ongi, et saada endast maksimum välja, et see ei juhtugi võib-olla 5-6 aastaga, et see võib olla 10-aastane protsess, aga seda tuleb arvestada, ma ütlekski, et olla kannatlik ja palju palju vaeva näha. Kui oluline on suhe treeneriga? Ma ütleks, et see on kõige olulisem asi ongi sportlasel on see nii-öelda see klapp, et ei oleks mingid lahkarvamusi või mingeid asju, millega ei olnud üldse nõus, et see peab olema hästi sujuv ja usaldus on kõige tähtsam, et kui sa usaldad oma treenerit, siis on võimalik saavutada nii mõndagi. Paar aastat tagasi treenis sind su onu, nüüd on sul uus treener. Ja uus treener on Liivi Erik. Ja miks see muutus toimus või? See muutus toimus sellest, et Andrei tegeles just mitmevõistluse treenimisega ja nii, et mina sain aru, et minust mitmevõistlused ei tule, nagu igast teisest eestlasest kergejõustikus. Ja ma tahtsin võtta seda jooksuteekonda ette ja sellepärast ma arvasingi, et on mõistlik võtta endale jooksutreener, kes on spetsialiseerunud sellele just. Ja sellest tuli ka see muudatus 2019 sügisel. Ja kuhu sa tahaksid edasi jõuda või mis on sinu eesmärgid? Eesmärk on areneda iga aasta, et kui see on lihtne asi, mida öelda küll ja mõelda, aga kui sa suudad iga aasta kas või jooksus kas või nii palju areneda, siis see tegelikult pikas perspektiivis on see jube suur võit tegelikult, sest sprint, kus mina tahan läbi lüüa, seal mängib iga hetk, iga millisekund on tegelikult määrav, et kui areneda iga aasta
kas või natukene, siis on võimalik jõuda väga kõrgele. Kas sa oled mõelnud ka välismaal treenimise peale? Ja, et see on üks asi, mis kindlasti tuleb ära teha, et Eestis ei ole nii palju kiireid jooksjaid ja see on väga oluline just treeningprotsessis, et sul on võib-olla 3-4 inimest, kes jooksevad kiiremini või on samal kiirusel, et siis puhtalt selle trenni kvaliteet juba tõuseb nii palju ja see aasta oli mul üks päris kiire poiss oli trennis, Henri Sai, aga tema läks Ameerika ülikooli. Aga jah, et see on üks asi kindlasti, mis kas Eestisse saada neid kiiremaid välismaalt või siis ühineda kellegiga. Aga kuidas see protsess käib? Kas keegi peab sind välismaalt märkama ja kutsuma sind sinna treenima või sa pead ise leidma endale need treenerid? See on päris keeruline protsess, et välismaale saada, et see on hästi palju suhetes, et mis kontakte sa lood võistlustel ja kindlasti on ka siin manageril on oma töö, kes saab aidata ja selline päris vähe eestlasi on küll käinud niimoodi, läinud kuhugile välismaa, mingi Euroopasse kuhugile treenima, et seda Eestist ei ole väga palju juhtunud. Ja nüüd lõpetuseks ma küsiks sult paar sihukest naljaga kiiremat küsimust ka, et vasta siis nii kohe see esimene asi, mis sulle pähe tuleb. Kui palju on sul spordijalanõusid? Spordijalanõusid on mul trenniseljakotis on mul igapäevaselt 5 paari, aga muidu ma arvan, et see jalanõude arv on 30 lähedal või kusagil seal. Mis sind rasketel hetkedel motiveerib? See, et see, kes kõrvalrajal on, teeb trenni praegu ja kui mina ei lähe trenni, siis ta saab must oluliselt paremaks. Ja kas sul on olnud hüüdnimesi minevikus? Kui mul varasem nimi oli, perekonnimi Laanet, siis mind kutsuti Lannuks, aga see nimi kasvas välja õnneks üsna kiiresti ja praegu mu hüüdnimi on Nasa. Aga aitäh sulle tulemast! Aitäh kutsumast! Teie ees oli Karl-Erik Nazarov, keda te näete kindlasti varsti veel ja meie teiega kohtume juba järgmisel kolmapäeval, kui teie ees on uus noor tegija.